Trump ajas Iraani režiimi paanikasse, kui ta vihjas, et Mojtaba Khamenei ei pruugi üldse Iraanis viibida. Just siis, kui Lähis-Ida sõda jõudis järjekordsesse pingelisse faasi. Sellel teisipäeval, 2026 aasta 9. juunil mõjus see avaldus nagu pomm ja avas ukse küsimusele, mis Teherani kõige rohkem häirib. Kas Mojtaba juhib Iraani omaenda territooriumilt või on ta Putini Venemaal kaitse all? Kahtlus tugevnes, sest varasemad reportaažid olid juba viidanud, et ta viidi pärast rünnakutes haavata saamist, mis tapsid tema isa, Vene sõjaväelennukiga Moskvasse. Samal ajal pingestas Trump kriisi teist otsa, nõudes kõrgelt rikastatud uraani üleandmist ja hoides survet tuumarelva nulltasemel. Hezbollah ründas, Iisrael vastas Beirutis, Iraan tulistas rakette, revolutsiooniline kaardivägi ähvardas vastust laiendada ja sisemised protestid tulid taas esile, paljastades režiimi hirmu. Mida Trump Mojtaba kohta teab? Miks Teheran väldib juhi selget näitamist? Kuidas Putin sellest survest keskseks tegelaseks sai? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Kriis hakkas uuele tasemele liikuma, kui Trump rääkis Mojtaba Khameneist kaalutletud toonil. Ta ütles, et Iraani juht on elus, üsna raskelt vigastatud ja osaleb endiselt aruteludes, kuid keeldus kinnitamast, kas ta viibib Iraanis. Iga suletud režiimi jaoks oleks selline kahtlus juba probleemiks. Iraani režiimi jaoks, mis sõltub ülemjuhi jõukuvandist, muutub see poliitiliseks löögiks. Kui kõrgeim juht näib nõrk, peidus või sõltuv Moskva toetusest, kaotab vastupanu narratiiv oma jõu ka rahva silmis. Kõige tundlikum punkt on see, et kahtlus ei tekkinud tühja koha pealt. Märtsis avaldatud reportaažid viitasid, et Mojtaba viidi salaja Moskvasse pärast 28. veebruari rünnakuid, mil Ali Khamenei suri ja tema poeg sai väidetavalt vigastada. Rahvusvahelised väljaanded viitasid Kuveidi ajalehele Al Jarida ja väitsid, et ta olevat Venemaal operatsiooni läbi teinud. Kreml ei kinnitanud seda teavet. Kuid Trumpi keeldumine öelda, kus Mojtaba asub, sütitas kõik uuesti. Just nüüd, ajal, mil Teheran püüab näidata kontrolli, distsipliini ja ühtsust. Trumpi sõnavõtt oli poliitiline ja strateegiline. Ta ei pidanud ütlema, et Mojtaba on Venemaal. Piisas sellest, et jättis õhku kahtluse. Iraani režiim on nüüd surve all, et tõestada, et nende juht on tegelikult võimul, mitte lihtsalt allkirjastamas sõnumeid, helistamas või ilmumas kontrollitud teadete kaudu. Iraani avalikkuse jaoks on sellel kaalu. Pärast kuid kestnud sõda, majanduskriisi, internetikatkestusi ja proteste muutub iga nõrkuse märk tippjuhtkonnas sisemise kahtluse õutajaks. Mojtaba muutus samuti läbirääkimisvahendiks. Trump ütles, et uus juht on ratsionaalsem kui tema isa, kuid rõhutas, et ratsionaalsus ei muuda Ameerika Ühendriikide keskset nõudmist. Režiim ei saa tuumarelva, ei tooda, ei osta, ei omanda ega saa seda teiselt riigilt. Siin muutuvad läbirääkimised karmimaks. Teheran on isegi nõus ütlema, et ei kavatse tuumapommi arendada, kuid Trump tahab lepingusse lisada täieliku tõkke, et vältida võimalikke lünki. Ilma võimaluseta ostmiseks, ilma võimaluseta ülekandeks, ilma võimaluseta liitlastelt kingituseks saada. See nõue seletab, miks leping pole veel sündinud. Läbirääkimised on peaaegu lõpusirgel, kuid Trump tahab enne allkirjastamist iga sõna täpselt paika panna. Just see detail. Peataski vestluse. Iraani lubadusest relva mitte arendada ei piisa. Valge Maja tahab takistada ka kõiki kaudseid teid. Lihtsas keeles ütleb Trump, et pole mõtet tehas sulgeda, kui režiim saab valmis toote mujalt osta. See ongi see klausel, mis nurjab Iraani manöövri. Teine punkt on kõrgelt rikastatud uraan. Trump nimetas seda materjali tuumatolmuks ja tegi selgeks, et Ameerika Ühendriigid tahavad selle varu eemaldada või hävitada. Kui leping sõlmitakse, tehakse protsess koostöös ja ilma tulevahetuseta. Kui lepingut ei saavutata, hoiatas Trump, et sõjaline võimalus on taas laual. Sõnum Teheranile on karm. Tuumamaterjal ei jää režiimi kontrolli alla.
Kas antakse see üle läbirääkimiste teel või kaotatakse see Ameerika survejõuga? Pärast seda, kui Hezbollah ründas Iisraeli positsioone ja Iisrael vastas pommitamisega Liibanonis, tulistas Iraan rakette Iisraeli pihta. Eskalatsioon ähvardas hävitada käimasolevad läbirääkimised. Trump palus siis, et Iisrael ja Iraan lõpetaksid tulistamise ja naaseksid relvarahu teele. See polnud taganemine, vaid kahjude kontroll. Tema arvates pole kõige tõhusam surve praegu lasta kõigil piirkonda süüdata, vaid hoida Iraani režiimi ümber piiramisrõngas, kuni nad tingimustega nõustuvad. Iisrael ei jäänud käed rüpes. Benjamin Netanyahu valitsus teatas, et hoiab rünnakud Iraani vastu praegu tagasi. Kuid tegi selgeks, et jätkab vajadusel tegutsemist Hezbollah vastu Liibanonis. See ongi keeruline koht. Iisrael peab Hezbollaht otseseks ohuks põhjas. Iraan kasutab liitlasrühmitusi surve avaldamiseks, ilma et ta alati kogu vastutust kannaks. Ja Trump püüab takistada selle asendussõja rikkumist peamisel laual tuumaläbirääkimistel Teheraniga. Revolutsioonikaardivägi vastas püüdes jõudu näidata. Rühm hoiatas, et uued Iisraeli rünnakud Iraanis või Liibanonis võivad kaasa tuua karmima vastuse. Aga just selline ähvardus tuleb Teherani jaoks kõige halvemal hetkel. Režiim räägib karmilt, kuid tema kõrgeimat juhti peetakse haavatuks. Tema asukoht on küsimärgi all. Majandus kannatab blokaadi all. Ja nende tuumaprogrammist on saanud otsene Ameerika nõudmiste sihtmärk. Oht on olemas. Aga manööverdamisruum on vähenenud. Ühinenud rahvaste organisatsioon sekkus samuti olukorda, nõudes vaenutegevuse lõpetamist ja relvarahu austamist piirkonnas. Peasekretär Antonio Guterres väljendas muret olukorra eskaleerumise pärast Lähis-Idas, eriti pärast rünnakuid, millesse olid kaasatud Liibanon, Iraan ja Iisrael. Majandussurve, protestid ja internetikatkestused näitavad, et režiim kardab omaenda rahvast. Kui valitsus peab piirama suhtlust, kontrollima pilte ja varjama juhi nõrkusi, siis ei seisa ta silmitsi ainult välisvaenlastega. Ta püüab takistada sisemise rahulolematuse muutumist uueks võimuvastaseks laineks. Kahtlus Moises Mojstaba suhtes Putini Venemaal süvendab seda mainekahju veelgi. Kui ülemjuht sõltub Venemaa kaitsest, kannatab Iraani iseseisvuse kuvand. Teheran on alati müünud ideed, et seisab läänele vastu sirge seljaga. Jõurežiimides on kahtlus juhtimise suhtes sageli sama ohtlik kui sõjaline kaotus. Läbirääkimised jätkuvad, sest Iraani režiim vajab endiselt väljapääsu. Blokaad avaldab survet, uute rünnakute oht püsib ja tuumaprogrammist on saanud surve keskpunkt. Donald Trump tahab muuta vaherahu kokkuleppeks, kuid tõelise piiranguga kokkuleppeks. Mitte mingit ilusa sõnastusega lepet, mida Teheran saaks allkirjastada ja hiljem kõrvale hiilida. Ei mingit tundlikku uraani jätmist režiimi kontrolli alla. Ei tohi lubada, et pomm saabuks ostmise, kingituse või liitlastega kolmnurga kaudu. Mina olen Milson Alves, Globaal, rahvusvaheline asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.